No nii, tere ei ütle hommikust, aga ütlen õhtust, pühapäeva õhtu, et tegutseme Mersuga. Kapott on üleval ja saime siis kätte sellise asja. Et parajalt nagu, kas siit on näha või? Jah, igatahes siit on nüüd võib-olla näha, et see on see ots, mis siis on mootoripoolne. Päike on sealt poolt, et igatahes on näha, et siit ma juba natuke puhastasin ka. On siis tegemist on e-keerklapiga. E-keerklapiga on tegemist ja hakkasin siin vaatama, et kui ma selle auto ostsin, et pool aastat tagasi, et tahtsin siin kõvasti hooldama hakata, hooldasin ka, et vahetasin käigukasti õli ära kohe ja ega seal käigukastis sees ei olnudki midagi väga. Et see on selle lekke pärast, mis on seal üleval. Seal mutris, mis läheb käigukasti vedelik, mis läheb radiaatorisse. See mutter on nagu... võib-olla ma saan nüüd selle mutrile ka parem ligi, eks ma vaatan. Aga kahtlane, see on seal tagapool ikkagi. Et võib-olla, et sealt lekib, et see kinni panna, aga et siin ikka lootused on, et ülevaatused läbi ja siis eks siis neid asju midagi targemat praegu nagu ka teha ei ole, et neid asju, mida teha saab, et neid siis ära teha, et tol ajal ma nagu ei leidnud, ma praegu puhastan siis seda, tol ajal ei leidnud ka nagu seda õhufiltrit, et see on seal, hakkasin siis seda YouTube'ist otsima, et kus see õhufilter on siis, see on seal nagu õhukorpuse all nagu seal, selle jublaka all ka, e-keerklapi all ka, et küll päris hästi tegelikult kätte saadav, aga siuke ümmargune on, ma seda näitan ka pärast, et ümmargune pikk, polegi sellist näinud. Ümmargune pikk silinder, pool meetrit pikk, et ta oli ka parajalt siuke parasjagu tahmane, et nüüd siis tuleb see ka tellida, et katastroofi ei ole, aga et siis see ka uus tellida ja hakkab mootor ka võib-olla paremini hingama, et kindlasti hakkab, et siis saaks nagu selle, et aga samas kui ma otsisin seda, et kus õhufilter asub, et siis ma leidsin selle tuli neid videosid, et tuli siis see e-keerklapi puhastamise video ka, et eks ta mul siin ka, siin vahepeal mul võib-olla oligi see väike voolik oli lahti vahepeal, et siis nagu eriti tossas, võib-olla oligi selle pärast, et see oli lahti, et eks ta on mul siin tossanud ja ka ja et talvel eriti kui paned külmaga on alguses nagu tulnud tossu, võib-olla oligi selle väikse vooliku pärast, aga siis ma mõtlesin, vaatasin sealt videost, et oli seal nagu päris tahmane, et siis mõtlesin, et miks ta mul siis vähem tahmane peaks olema. Miks ta mul vähem tahmane peaks olema, et ja ega ei olegi vähem tahmane, et võtsin ka siis ära ja võtain kõikile mutrite ligi, ühe mutri pidin kulinokadega tegema lahti. Aga ikka väike mutter, et head kulinokad.
tugev vaade ja midagi üle ei keeranud, et siis saab selle ka nagu mõõrid puhtaks siin, et siis seda paremini see tõmme hakkab olema. Noh, siis on vähemalt ütleme auto hooldatud ja hooldust on vaja teha nagunii ja hooldust teha on vaja nagunii ja salongi filter on ka leidsin üles, noh, YouTube'i järgi, et täitsa ebastandardsetes, no tegelikult ühel Opelil oli ka samas kohas, seal kus on see ligidal nendele aknaklaasi kojameestele, vaat seal. Eks ma aimasin ka, aga noh, ei hakka niisama ka kangutama. Et noh, eks siis see ka vaadata üle, et see ka üle vaadata, et ja noh, eks siis selle, ma annan 10 euri, noh, kui nii hästi läheb. 10 euri, noh, ma arvan võib-olla rohkem. Mootori õhufilter ja salongi filter, no mina tea. Võib-olla saab, Rodos on enam-vähem veel viisakad need hinnad, et võib-olla saab 10 hakkama, et mul on seda puhastus aerosooli ka, et lasen seda ka nagu seda ka sinna sisse, igasuguseks ukse kinni, et võib-olla kui auto liigub. Jah, näed, et õlifilter või see õhufilter on siis selline pikk selline silinder on õhufilter, et noh, eks ta nagu paras jagu. Igatahes tuleb ära vahetada. Seda midagi toimib või ei toimi, aga ära tuleb ta vahetada. Kõik hakkas sellest, et vaatasin, et salong oli jube nagu selline, tolmu tuli nagu jube kergesti. Siis mõtlesin, et peaks selle ikka et ikka peaks olema kõikidel autodel see salongi filter, et eks ta siuke väike või siuke primaarne auto on, aga et pole veel näinud ühtegi autot selle, noh, et olen näinud, aga pole näinud ilma õhufiltrita või selle salongi filtrita pole näinud, et ja noh, on nad sellelgi olemas. Ja aga ega nalja ei ole risk, jah. Ikka seda tahmakest on siin ikka paakunud. Selle tahmakest on siia paakunud ja hakkab see paremini käima ka. Ja, selline ta. Ma lasen seda aerosooli veel ja siis näitan, kus kohas see tasusid seal kapoti all. No, YouTube'is on ka kõik olemas. Et las ta siis natukene siin liguneb. Nii, ilm on ilus. Et näed.
Siin on see toru ka. Kange tahtmine oleks seda toru ka tegelikult mingi korstnapühki harjaga või millegiga puhastada. See on siis arvatavasti, siin ta oli ühesõnaga see EGR-klapp, et see on siis arvatavasti, mis